Kas sina teadsid, et Eestis on olemas üks taim, mis on toorest peast mürgine, aga kui teda kuivatada või kuumutada, muutub imeliseks ravimtaimeks? Maret, mis võlutaim see nüüd on siin? Tegu on musta leedriga ja vanarahvas on teda kutsunud ka nõiataimeks. Nimelt usuti, et kui ta on kodu lähedal istutatud, toob ta väga head õnne. Kuidas seda leedrit nüüd tarbida, kui ta natuke ikkagi mürgine on? Selliseid sügavlillaseid marju võid otse puult noppida, lihtsalt seemned sülite välja ja taime kõik rohelised osad on hästi kergelt mürgised. Mida leeder siis sisaldab? Tegu on väga mitmekülgselt kasuliku taimega, sisaldab B-vitamiini, C-vitamiini, antioksüdante ja erinevaid happeid. Mida leedrist valmistada ja mille puhul tarvitada? Minule meeldib mustast leedrist teha kõige rohkem siirupit ja kasutangi seda külmetushaiguste ja gripisümptomite puhul. Ja marju ja õisi tegelikult kuivatan ka teesegude jaoks. Must leeder on kahtlemata üks põnev ja kasulik taim, kuid kindluse mõttes tasub need marjad kuumtöödelda enne kui tarbite. Ja loomulikult saab lisaks loodusele vitamiine ka apteegist. Püsigem terved!